Tere jutud Jannega kuulajad ja tere ka Johanna-Eliise. Tere. Alustaks sellest, et eelmisel webinaril Pirjega rääkides, siis Tallinnas koduses mängus, mida Pirje ilusti ette valmistas, sai Eesti väga ilusa võidu. Aga lähme siis tänase külalise Johanna juurde, et Johanna, kui sul oleks võimalus praegu midagi Eestis saada, mis see oleks, mis sa kohe esimese asjana sooviksid? Esimese asjana, mis pähe tuleks, ütleks, et tahaks lihtsalt pere näha, pere lähedasi ja sõpru, et kui nad vaid saaksid lennuki peal istuda, mind vaatama tulla, et see vist oleks esimene asi. Väga hea, aga kui palju sul on aega olnud üldse jälgida Eesti uudiseid ja Eesti naiste korvpalli tegemisi? Eks ma olen püüdnud siin kursis olla. Raske on, sest et ajavahe on nii erinev ja endal on nii palju asju, et enamalt ja kui räägin sõpradega või siis perega, et siis on rohkem teada. Ja nüüd on meil nii hea interneti teel suhelda, ehk siis see teeb asja palju lihtsamaks. Et täpsusta, et kui palju see ajavahe teil on meil Eestiga? 10 tundi, ehk siis me oleme maas ja enamjaolt, kui minul on rohkem vaba aega, siis Eestis on juba öö või siis enamus, kellega rääkida saaksin, on kõik magavad, et jah, 10 tundi. Nii, väga hea, et täna me Johannaga siis räägiksime tema senise sportlase tee 3 ajajärgust, ehk siis kuidas Johanna korvpalli juurde jõudis, siis kuidas ta astus sammu edasi, läks õppima Audentese spordigümnaasiumisse ja siis sealt edasi Ameerika ülikooli. Et kuidas siis Johanna sinna korvpalli mängima sattus, et kas treener leidis sind või sina leidsid treeneri ja korvpalli? Ma ütleks, et mõlemad leidsime üksteist, ehk siis mu esimene treener, nagu arvatavasti enamus teavad, on Kaire Asi. Alustasin tõsisemalt korvpalliga, kui ma esimesse klassi läksin, aga teadsin Kairet juba ise enne, kui lasteaias olin, ehk siis ta oli meil lasteaia, kus tollel ajal öeldi rühmika kasvataja, ma arvan. Ja sealt ma varem mäletan, kus ma hõiskasin, et lähen trenni, et tahan korvpallitrenni minna. Ehk siis 7-aastaselt. Ehk siis lasteaias olid teil juba korvpalliringi tunnid? Ma arvan, et ma otseselt ei mäleta, aga tegime üldiselt erinevaid spordiasju, aga korvpalli jäi rohkem niimoodi meelde siis. Ja, aga mulle meeldib, et sa ütlesid, et see lause, et ma tahan minna korvpallitrenni, et sellepärast ma küsisingi, et kas te täpselt seda tegite, aga mäletad sa ka, millal sul see teadvustamine nagu tuli, et ma tahan minna korvpallitrenni? Ma olin nii pisike tol ajal, aga mäletan, et mul ema käis treeningutel oma siis kursusekaaslastega. Ma arvan, et oli niiviisi, et seal käisin ka kaasas ja ma ei tea, korvpalli oli kuidagi lihtsalt ümberringi ja lasteaiast siis. Kuna ma teadsin, et Kaire oli ise korvpallitreener, siis vast sellest tuligi, et tahan ka sinna trenni minna. Okei, väga äge. Su ema käis siis korvpallitrennis? Jah, ta käis treeningutel, aga professionaalsemalt ei mänginud, aga mäletan, et ta käis treeningutel. Väga hea, väga hea. Nii, aga räägi siis, et kui sa jõudsid Kaire juurde trenni esimeses klassis, siis nagu ma aru saan, jah? Et kuidas siis kasvas sinust selline alge, et kui sa 7-aastaselt tahtsid minna korvpallitrenni, aga siis sealt kasvas midagi enamat, et sinu järgmine samm oli Audentesesse? Ma mäletan, et esimeses klassis sai veel käidud kergejõustikus ja alati, kui kergejõustikutrennist ära tulin, et oli ikka, et järgmisest aastast ma jään ainult korvpalli juurde, et ma isegi ei mäleta, et kuidas nii varakult see otsus tuli, aga ja mulle meeldis kuidagi, et korvpallis oli rohkem minu vanuseid, sain sõpradeks paljudega ja sealt niimoodi kasvas ka see
huvi rohkem, et tahtsin seal rohkem käia, et see päris pikk aeg oli, mis seal Tartus sai korvpalli mängitud oma siis seal Kaire käe all. Aga kas sa mäletad ka, et mis olid nagu sinu tugevused või mis oskused olid, et kas sul tuli nagu midagi kohe alguses seal välja või sa pidid harjutama või tegema, et mis olid need sellised just need positiivsed noodid, mis sind innustasid kogu aeg trennis käima ja edasi pingutama? Kas sa mäletad neid ka? Ma arvan, et mulle lihtsalt meeldis mängulisus ja kõik huvitavad asjad, mis me trennis tegime ja kui suuremaks sai eesti keel, siis lihtsalt see kokkuhoidvustunne oma sõpradega ja kui lähedasteks sõpradeks me saime tiimikaaslastega, et see andiski nii palju juurde, kasvatas huvi rohkem ja ma ei ütleks otseselt, et ma nüüd milleski väga tugev olin, mul lihtsalt meeldis meeskonnamäng ja et sain koos teistega midagi huvitavat teha. Väga hea on kuulata, et juba väiksena meeldis sulle, nagu öeldakse, koostöövorm, et sinu jaoks oli see väga oluline, et mitte ainult ka treener, vaid väga, kui sind kuulates, et siis võib-olla isegi need võistkonnakaaslased olid olulisemad. Või kuidas? Ja ma ütleks siiani needsamad tüdrukud, kellega koos sai mängitud väiksena ja veidi vanemana, et siiani on väga head sõbrad ja ses suhtes see mängis kindlasti väga suurt rolli. Ja mul oli nii hea vaadata, et kui panime selle teate üles, et järgmine webinar on Johannaga, siis oli väga hea näha, et kõik need sõbrannad väga laikisid ja olid väga rõõmsad, et see intervjuu on sinuga. Nii, aga kas sa, kui me tuleme nüüd, et see koostöö, selline, et sa oled selline võistkonna hing, et siinkohal ma peangi kohe juba etteruttavalt ütlema, et Johanna on jah selline päikesekiir nii treenides teda koondiste juures, kui vaadates kõrvalt, siis ta alati on olnud selline väga suur motiveerija ja alati selline teiste tunnustaja, et aga kui me võtame nüüd natuke tagasi ja mõtleme natuke sinna teise poole pealt, et kui raskeks läks, et kas sa mäletad, et mis olid need asjad, mis sind nagu aitasid, kas need olid, nagu öeldakse, sisemised ressursid, ehk siis sinu enda sisemotivatsioon või see tuli pigem väljast võistkonnakaaslastelt või treeneritelt või vanematelt, et räägi sellest natuke, palun. Eks ikka neid raskemaid aegu on palju ja isegi tundsin vahele, et koondises ei olnud see minu koht või et ei olnud piisavalt hea või oli liiga lühike või midagi. Et ma lihtsalt, mulle meeldis seda teha ja ma pidevalt küsisin endalt, et miks ma üldse veel korvpalli mängin või et nii kaua olen juba mänginud, aga mulle lihtsalt mulle meeldis olla teiste ümber, mulle meeldis, et see on tiimimäng ja see toob mulle siiani rõõmu ja tõi tol ajal rõõmu, et ma arvan, et see viiski edasi need isegi raskematel aegadel, et lihtsalt kui palju korvpall andis mulle ja sport iseenesest. Kui mäletad ka, et sa juba oled maininud oma koondise teekonnast, et mis sinu esimene koondise kutse oli, et on sul see meeles? Ja mis vanus? Oligi U14 vist, et mul siis Tartus need tiimikaaslased, mõned said palju varem nooremana, mina ei saanud, olin selline lühem mängija, võib-olla jäänud nii palju silma, et vanematega ma väga koos ei mänginudki, et siis kui oma vanus sai U14, ma pakun, siis alustasin oma koondise karjääri. Ma küsikski kohe sinna juurde, et sa ütlesid, et sa said hiljem kui teised, et kas sa mäletad, mis tunde see sinust tekitas? Eks algul oli ikka
et eks algul on ikka otseselt kade ei ole, et mõtled enda peale, et ma oleks tahtnud midagi paremini teha või et mis ma valesti tegin. aga kui oled nii, kuidas ma ütlen, elus ongi nii palju valikuid ja nii palju võimalusi, et ma ei oskagi otseselt öelda. ootasin lihtsalt oma korda äkki. Okei, et kas see oli pigem sinu jaoks selline nagu motiveeriv, pigem, et ma pean treenima rohkem või see oli just väga hea? See kindlasti palju mõtteid ja asju, mida saaks paremini ja kuidas saaks ise paremini. Isegi kui oled väiksem, oled 13-aastane, siis tol ajal juba oli see koondise kutse nii suur asi, et kui sa oled ise selles sees, et võib-olla praegu vaatan tagasi, et mis see U14, et nii palju uusi võimalusi võib elus veel tulla, aga tol ajal tundus see nii suur asi. Selles suhtes. Nii, et nüüd hakkakski vaikselt minema siis natukene sinna edasi, sinna järgmise astme juurde, et kui sa nüüd korraks võtad, et mis on need asjad, et mis sa siis võtsid sealt nagu kaasa, et ennem sa läksid Audentesesse mitmendasse klassi? 10. klassi. 10. klassi. Lihtsalt veidi hiljem, ei läinud kohe nii-öelda 1. septembrist. Et sa olid jõudnud siis käia U14 koondises, siis sa jõudsid U16. Et räägin võib-olla natuke nendest, mulle meeldib, et sa tõid välja selle, et sinu jaoks oli väga oluline see Eesti koondise kutse ja sinna saamine, et ma korraks peatuks veel seal, et kas sul oli ka mingisugune aimdus, et kas koduklubi ja treener või vanemad või trennikaaslased, kas te arutasite ka või treener andis teile suunised, et mis tegelikult tähendab see Eesti koondise laagrisse minemine, et kas teil oli, kas te saite mingid juhised või see kogemus tuli koha peal ja pidite kiiresti kohanema? Ma arvan, et otseselt mingiseid juhiseid me ei saanud, aga iga aasta oli keegi siis nii-öelda meil oma tiimist või oma klubist koondise, siis andis palju juurde, et nemad rääkisid oma kogemustest või nii-öelda treener iseenesest siis tõi asju välja treeningutele, et näiteks see viibki edasi, et saada koondistesse oma riiki esindama. Kas sa mäletad ka oma täiesti esimest koondise mängu, et mäletad seda tunnet ja neid kogemusi, et kui et siis sa jagaks meiega neid? See on hea küsimus. Ma otseselt vist esimest mängu ei mäleta oma koondise mängu. Ma mäletan, et U14 oli meid nii palju, et sai tehtud 2 võistkonda, Eesti 1 ja Eesti 2. Ja mina jäin siis teise võistkonna rivistusse ja mäletan, et olin veidi pettunud, et ei jäänud nii-öelda silma või et ei saanud esimesse tiimi, aga samal hetkel see tõi nii palju juurde, et tahtsin veelgi rohkem näidata, milleks ma võimeline olen. Et ma ei mäleta, kuidas see läks, aga ja see on mu esimene mälestus vist koondise mängust. Muud mul ei tulegi meelde. Et sa oled hästi palju öelnud, et sa analüüsisid alati enda jaoks nagu, et miks sa ei saanud ja mitu korda oled ka öelnud, et sa olid teistest lühem, et kas see kuidagi, kas see öeldi sulle ka seda või sa ise tundsid seda, et kindlasti ise arvatavasti tundsin, et mul on alati komme asju endale juurde mõelda, aga olin ja tol ajal lühem, väiksem, arvatavasti nõrgem, et kasvasin nii-öelda hiljem või võib-olla ei ole siiani kasvanud, kuhu ma tahaksin, aga jah, selles suhtes tol ajal olin väiksem natukene. Ja, et teil noortel on ja see hea võimalus, et U14, U16, U18, et meie nooruses neid mänge ei olnud, et mul ei olegi mäletada, et mis minu esimene noorteklassis üldse koondise mäng oli, et meil on otse naiste mängud, nii et kui sa nüüd tagasi vaatad oma mängija karjäärile, et ja iga suvi mängida neid koondise mänge, et see vist on päris hea kogemus.
Jah, kindlasti. Et alati on lahe või noh, lahe mõelda, mis on kunagi tehtud ja mis on siiani ees. Nii et nii, aga lähme siis nüüd sinna järgmise etapi juurde, et millal sa tundsid, et sa oled nüüd valmis astuma selle järgmise sammu ja kas sa tahad üldse seda sammu astuda, et minna Audentesest, et me räägime spordigümnaasiumisse, kus treenida 2 korda päevas, treenida hommikul, treenida pärast koolipäeva, kõik asjad on, nagu öeldakse, ühes kohas, söömine, elamine, ole hea ja treeni ja õpi. Et kuidas sa selle vastuseni või selle enda jaoks nagu selgeks tegid ja otsustasid, sest sa tulid ka teisest linnast, eks, et sa pidid tulema teise linna elama. Ja siinkohal ma kohe paneks sinna juurde, et kodusteks ja vanemad ja kõik see. jah, ses suhtes see otsus võttis mul väga-väga pikalt aega, et mäletan, et oli 9. klass ja terve aasta jooksul käis jutt läbi ja perega arutasime, et kas mul oleks õige minna Audentesesse edasi, et kui ma tahaksin korvpalli veelgi tõsisemalt võtta. Ja võttis mul kaua aega, et ma sain nii-öelda siis pakkumise või koha Audentesesse juba kevadel ja terve suvi siis koondise ajal ja laagrites, et kogu aeg sai räägitud sellest, kas ma siis lähen või ei lähe. Ja viimasel hetkel otsustasin, et jään Tartusse. Läksin siis Miina Härma gümnaasiumisse ja jäin siis Tartus korvpalli mängima. Aga ma ei teagi, miks ma kohe ei läinud Audentesesse, sest ma arvan, et see oli minus hirm või selline samas ka sihuke huvi millegi muu vastu, et nii-öelda siis tavakooli minna ja võib-olla midagi muud üldse teha, et tol ajal olid mul ka küsimused, kui kaua ma seda korvpalli tahan mängida, et võttis mul kaua aega, aga kui ma olin 2 kuud juba siis Tartus koolis käinud, siis ma teadsin, et ma ei teinud midagi valesti, aga nüüd on õige aeg minna, et mul on vaja muutust ja midagi teistsugust elus. Ja siis oligi vist oktoober 2016, ehk siis 10. klass ja siis otsustasin, et suhteliselt päevapealt oli minek. Aga mis need muutused olid, et sa ütlesidki hästi, et tegelikult sa ei teadnud, et kui kaua sa tahad korvpalli mängida, aga kui sa tegid seda päevapealt, et mis see muutus tuli, kas ta tuli nagu väliselt või keegi sind aitas? Ma arvan, et jõudsin ise sisemiselt otsusele, et korvpall on arvatavasti midagi, mida ma tahan kauem teha. Ja mul oli Tartus selleks kõik võimalused olemas, aga nagu enne öeldud, et 2 korda päevas treenida ja nii-öelda sport on sinu kui igapäeva ajakavas juba sees, et ma tundsin, et tahaksin veelgi tõsisemalt seda võtta. Ma lihtsalt jõudsin enda sees mingi selle otsusele, et mul on mingit muutust vaja. Sa tõid ka välja selle lause, et sul oli hirm, et sa ei saa hakkama, et see on väga paljudel noormängijatel ja ükskõik mis erinevalt elualat, eks meil kõigil on mingist hirmud, aga mul on väga hea meel, et sa selle välja tõid, aga et kuidas sa seda hirmu nagu meile täpsemalt seletaksid, et kuidas see sind nagu kõnetas just see, et sa tundsid, et see on nagu hirm, ja siis kohe edasi, et kuidas sa siis sellega tegelesid, et sellest muutus tegelikult päevapealt see, et vastupidi, see on see, mida ma tahan teha. Mul oli rohkem hirm lihtsalt selles, et kas ma tahan mängida või ma ei taha mängida. Ja ma olin nii kaua juba korvpalli mänginud tollel ajal, et sest oligi kuidagi hirm, et kuidas ma nüüd üldse ilma saaksin või et kuidas ma üldse trenni ei lähe või kuidas ma üldse tiimikaaslasi ei näe, et mul oli rohkem selles hirm, aga aeg edasi ma jõudsin arvamusele, et ei, see on miski, mis mulle väga meeldib teha ja miks ma peaksin selle oma elus ära lõpetama, et see kuidagi võitis nii-öelda selle hirmu.
Kas sul on oli keegi, kellega sa rääkisid, eks, et ikkagist sa mainisid, et vanemad, et sa rääkisid, aga kui palju siis sinu treener, tiimikaaslased või oli sul keegi lähem inimene, kelle käest nagu küsida, et see päris üksi ju selle... Ma ei ütleks, et nüüd Tartus ma sain kõige suuremat toetust Audentesesse mineku puhul, et kuna mul oli endal naiste võistkond seal olemas, siis kõigil oli nagu küsimus, et sul on kõik võimalused siin olemas mängimiseks, et miks sul sellist muutust on vaja ja ma arvan, et selle juures aitaski mul kõige rohkem mu ema, kes ütles, et kui see on miski, mida sa ise soovid teha, siis tema toetab mind kõiges ja et lihtsalt tee, mis sa nii-öelda siis ise soovid teha, et ei tohiks keegi sulle öelda, mis on õige või vale, et jah. Ma ei ütleks, et nüüd keegi ei toetanud, aga ei saanud just seda, et selline teistsugune kultuur oli, et miks sinna peaksid minema nii-öelda. Okei, võtame siis, et sa jõudsid sinna Audentesse, mis siis sinu jaoks muutus? Ausalt öeldes kõik muutus, et ma olin uus nii tiimis, uus nii linnas kui uus ka klassiruumis, et oligi täielik nii-öelda kannapööre, et esimesed nädalad olid kõige veidramad, et tundsin kuidagi, et kas ikka on õige koht ja kas ma tegin ikka õige otsuse. Et kui ma oleks läinud kohe algusest nii-öelda 1. septembris, siis oleks kõigil kõik uus, aga nüüd läksin veidi hiljem ja oli selline veidi keerulisem olukord, aga jah, aja möödudes sain hakkama. Kuidas sa nendes olukordadest hakkama said, et sa mainisid, et tuli ka pähe selline mõte, et kas ma tegin õige otsuse, et kuidas sa sellest nagu öeldakse väiksest mustast august siis nagu välja tulid? Ma tooksin siinkohal välja hea tiimikaaslase ja koondisekaaslase Marta-Liisa Onitsa, et tema tuli täpselt samal ajal, kui mina läksin Audentesesse ja ma arvan, et see aitas mind väga palju, et mul oli keegi, kes oli täpselt samasuguses olukorras ja me jagasime palju mõtteid, lugusid ja selles suhtes ma arvan, et tema aitas mind. Lihtsalt keegi, kes oli täpselt nii-öelda siis jah, nagu ma ütlesin, samas olukorras. Et sa aitas mind väga. Kuidas teie teekond siis seal edasi läks, et sa olid seal 3 aastat? Ja. Et mis see teekond siis sulle andis, et kui sa nüüd oled ülikoolis, eks, et kas see oli midagi sellist, mis olid nagu need ootused, mis oli sulle pakutud, et sa lähed Audentesesse või see oli midagi enamat või see nüüd tagantjärgi vaadates, et see ei olnud selline võimalus? Et mis see sinu jaoks on? Täitis kõik ootused kindlasti, aga kuna enne sinna minekut oli mul täiesti teine arvamus Audentesest nagu, kuidas ma ütlen, just enda suhtes, et ma ei saa hakkama või et kas ma üldse saaksin kellegagi sõpradeks või et see on lihtsalt, nagu ma ütlesin, kõik on nii uus. Et tundus algul nii raske, aga kui kohale jõudsin ja olin seal siis 3 aastat, siis kui oled millegi sees ja harjud sellega, et siis läks kõik paremaks. Ja noh, ma ei oskagi rääkida. Sa oskad väga hästi rääkida. Et ma küsikski... Ootustepärane, et see rutiin, mis te seal tekkis, et kas see sobis sulle, kas sa vajasid seda? Või no, kui sa nüüd vaatad, et tegelikult see rutiin on sportlases on väga-väga oluline, et äkki paari sõnaga sa mainiksid, et kindlasti mõni noormängija ka kuulab sind, et väga paljud tippsportlased ja tipud praegu on rõhutanud just seda rutiini taluvust ja et mis see rutiin ja rutiini taluvus sinu jaoks on? Ma arvan, et Audentes kindla peale valmistas mind ette
nii-öelda siis rutiini taluvuseks, sest et siin ülikoolis on kõik täpselt samamoodi ja enamgi veel, et Audentes, ma arvan, oli selle jaoks ideaalne koht, kus saada endale nii-öelda selle nii-öelda sportlase rutiini enda sisse. Et see on kindla peale raske ja ajapikku muutub võib-olla tüütuks, aga see on miski, mis viib edasi ja ma arvan, et ma tegin hea otsuse, kui läksin Audentesesse, et see andis mulle väga-väga palju juurde. Absoluutselt kindlasti, et äkki sa tooksid välja oma selle rutiini juures 2 asja, mis muutus, kui sa tulid Tartust Audentesesse, et mis need 2 asja olid? Ma ütleksin, et ma õppisin võtma asju palju tõsisemalt treeningutel ja treeningutel enamjaolt, et ma hakkasin võtma korvpalli nii-öelda distsiplineeritumalt, kui see on sõna, et ja teiseks ma ütlen, et lihtsalt kasvatas rohkem siis minu karakterit, et tegi nii mentaalselt tugevamaks, et iga päev midagi väljakutsev, rohkem väljakutsev. Nii, aga kui sa Audenteses olid, et ja me oleme rääkinud noorteklassist ja Audenteses, siis igal noorel sportlasel on ju ka sõbrad ja on ka sellised sõbrad, kes ei ole korvpallis, et kas nad jäid kõik Tartusse või kui ruttu sa kohanesid, et ja kui palju sul jäi aega sellest rutiinist, see uus rutiin, mis sulle meeldis, ikkagist aega ka oma sõprade jaoks ja nagu öeldakse, olla ka noor, tavaline noor. Eks ikka aeg jäi, et algul oled lähedasem ja kui läheb aeg mööda, siis lähevad ka suhted nii-öelda kaugemaks, et sama siin ülikoolis, et nüüd ma olen täiesti teisel pool ookeani, aga mul on endiselt veel põhikoolist väga häid sõbrannasid sõpru ja Audentesest nii klassikaaslasi kui ka tiimikaaslasi, et need õiged sõbrad jäävad alati alles minu meelest. Jah, ajavahe on 10 tundi, eks, et kas te rohkem räägite või te ikkagist kirjutate? Praegu rohkem vist kirjutame, aga aeg-ajalt saab ikka mõnelegi helistatud. Nii, ja nüüd räägiks ikkagist, et see rutiini taluvus ja kõik see arusaamine, see ei tulnud lihtsalt, eks. Aga kui tulid jälle sellised rasked hetked, et kui sa mainisid, et noortes oli võistkond, mis sind aitas ja su ema väga toetas, eks selle otsuse tegemisel astuda see üks samm kõrgemale, et mis sind sinu Audentese teel aitas nendest, kas sinu sisemine motivatsioon, eks, sa otsustasid nagu sa ütlesid päevapealt, et ma tahan minna sügavuti, ma tahan edasi, ma tahan korvpalliga tegeleda, et kas, mis need ka need välised, sa oled hästi palju rääkinud sisemistest, et mis need välimised motivatsioonid veel olid, et mis sind aitasid just Audentese ajal? Ma ütleks siis, et mu jaoks olid sõbrad väga tähtsad, et meil kõigil olid omad nii-öelda probleemid või raskemad hetked, aga et kui ise olime üksteisele toeks, siis see aitas väga palju. Ja ma arvan, et Audentese ajal ma hakkasin lihtsalt vaatama tulevikku rohkem, et milleks ma kõikeline oleksin võimeline ja mida kõike korvpall pakub, et see oleks nii-öelda see välisfaktor siis, et lihtsalt kuhu veel kõike, kuhu saab jõuda nii-öelda. Väga hea, et lähme siis nüüd selle järgmise sammu juurde, et mul on hea meel, et sa oled jõudnud Eestist välja ja kogeda sellist head kogemust, et sa mängid nüüd Ameerikas seal kõrgemas liigas, et äkki sa räägid nüüd ise, et kuidas sinu tee sinna
sinna kulges, et etteruttavalt öelda, et sa pole koju saanud kui kaua juba? Nüüd on vist aasta ja pool, poolteist aastat, jah. Nii, aga räägi meie, et kuidas sa sinna said ja kuidas see sinna minek sul siis läks? Algul läks kõik ootustepäraselt. Ma isegi ei oodanud, et ma saaksin mingiseid pakkumisi, aga ümberringi olid ausalt öeldes nii head inimesed, kes aitasid isegi ilma minu teadmata, et sain paar kontakti ja sain üpriski varakult siis allkirjastatud San Francisco ülikooli. Ja mulle meeldis, kuhu ma olin minemas ja kõik oli nii-öelda väga, ma olin väga ootusärevil, aga see oli Audentese viimane klass ja oli siis aeg teha erinevaid teste ja ma lükkasin ühte testi väga pikalt edasi ja võtsingi viimasel hetkel selle aprillikuus ja tuli välja, et jäin 9 punkti puudu, et saada San Franciscosse sisse ja tol hetkel kuidagi kõik lagunes, et mõtlesingi, et mis ma nüüd edasi teen, et jäängi Eestisse või et lähen otse profi mängima, et ei saagi USA-sse. Aga nagu ma ütlesin juba enne, et nii palju inimesi oli, kes aitavad sind ilma sinu teadmata, sain veel kontakte ja sain variandi minna siis junior kolledžisse. Ja ma ütleks, et algul ma tundsin väga pettunud ja mõtlesin, et ma olen nagu endale, ei ole teinud midagi endale ootustepäraselt, aga mõtlesin, mis seal ikka ja läksin selle pakkumisega ja sattusin hoopis Texasesse, mitte San Franciscosse. Ehk siis eelmise hooaja mängisin junior kolledžis Texases ja ma teadsin suht varakult, et see on küll 2-aastane kolledž, aga et mul on võimalik sealt lahkuda siis peale esimest aastat ja see oligi mu põhieesmärk terve selle hooaja vältel, et junior college on selline teistsugune kogemus, ma ütleks, et ei ole üldse selline, kõik on suur ja ilus, et see on selline hoopiski teine elu, aga kuna mul oli eesmärk, et ma tahan edasi minna sealt, siis ma uskusin, et see on võimalik. Ja eelmise aasta kevadel siis, kuna oli, nagu me teame, oli viirusaeg ja mitte kuhugi ei saanud väga minna, siis arvuti teel nii-öelda tutvusin erinevate ülikoolidega ja leidsin enda jaoks siis parima ja siis sattusin siia Washington State ülikooli, kus ma siis sel hooajal mängin. Suhteliselt, jah, pikk teekond. Pikk teekond, et sa mainisid, et väga palju inimesi ilma sinu teadmata aitasid ja soodustasid, et räägi nendest inimestest natuke lähemalt. Et ma ütleks, et inimesi oli nii siinpool kui oli ka Eestis, et isegi treenerid, kellega ma olen kunagi rääkinud või mingid kontaktid näiteks Lätist, kellega ma olen kunagi isegi ei teadnudki neid inimesi, et isegi nemad aitasid nii-öelda siis rääkida minust või jagada siis minu videoid või lihtsalt jagada mu nime, et see on uskumatu, kui palju inimesi tegelikult aitab ja sa ei teagi. Ja kui ma läksin siit junior kolledžist ka edasi, et mul olid siin Ameerikas mõned treenerid, kes mind aitasid ja ma isegi algul ei teadnud, kes nad on, nii et see on lihtsalt väga äge, kuidas inimesed. Aga milles nad sind aitasid? Aitasidki siis nii-öelda minust rääkida, kontakte andsid ja San Franciscosse ma sain ka läbi täiesti põhimõtteliselt 3. kontakti, et see oli selline üllatav. Ma tuleks nüüd tagasi, et sa mainisid ise, et kui sul see 9 punkti ei puudu, et jätsid selle testi sinna nagu lõppu, eks, et nagu leping oli olemas ja oli vaja teha see test, et sa ütlesid, et sa olid endas väga pettunud. Et kui sa natukene mõtled tagasi sellele
tundele ja hetkele, et mis see nagu hetkel, sa ütled küll, et pettumust, aga mis sa nagu tundsid sellel ajal ja kuidas sa siis sellega, nagu öeldakse, hakkama said? Eks väga ei saanudki hakkama. Et mul oli palju mõtteid peas, et miks ma varem ei teinud, et oleks võib-olla uus võimalus olnud, või miks ma ei õppinud rohkem või miks ma ei teinud seda või seda, aga ma arvan, et sain nutetud nii-öelda 1 või 2 päeva, aga sealt ma pidin lihtsalt edasi minema ja otsuse tegema, et kas ma jään koju või lähen siis kuhugi mujale, et see käis kõik nii kiirelt. Aga jah. Kas keegi aitas, sa said kellegiga rääkida või sa nii nagu sa ütlesid, sa 2 päeva nutsid ja otsustasid, et ei, ma pean sellest välja tulema? Kuna ma olin alla kirjutanud siis San Francisco ülikoolile, siis enamjaolt need treenerid seal aitasid mind, sest nad tol ajal mind väga tahtsid ja nad olid valmis tegema kõike, et mind saada siis kiiremas korras nii-öelda nende võistkonda. Aga jah, muidu toetasid mind ikka pere ja see käis lihtsalt nii kiiresti. Kuidas sa rääkisid, et ema väga toetas sind, et minna Audentesesse. Kuidas siis see oli minna Tartust Tallinnasse, eks sealt, kui on vaja koju tulla, siis me teame, on see 2 tundi bussiga või et see on ikka lühike maa, et kuidas siis ema, nagu öeldakse, oli valmis siis sõitma palju tunduvalt pikemat maad ja oli valmis selleks, et tütar läheb teisele poole maakera. Et kas sa mäletad seda jutuajamist ka emaga? Ma arvan, et aitas kaasa see, et ma kirjutasin alla nii vara, et meil oli nii varakult juba teada, et üks päev ma lähen ja lendan teisele poole ookeani, aga eks ma siiani väga ei tea, kuidas tema tundis tollel hetkel, aga ta toetas mind igati, ütles kõik, mis sa soovid elus teha, et ta on siin olemas selleks, et mind toetada. Aga miks Ameerika? Miks pärast keskkooli minna kohe Euroopasse profiks? Miks sa otsustasid minna mängima Ameerikasse? Ma tahtsin lihtsalt edasi õppida ausalt öeldes, et eks nüüd Ameerika korvpall on natuke teistsugune ja teistsugune kultuur ja ma arvasin, et nii-öelda 2 ühes õppida ja mängida veel nii-öelda pikendada siis pikendada nagu nii-öelda Audentese aegu, et ma arvan, et see oli minu jaoks lihtsalt ideaalne. Ja mulle meeldibki, et sa tood välja, et ma ise jagan ka seda mõtet, et tippsport ja tippsportlaseks ja korvpalli mängimine on väga hea, aga õppimise paber ja õppimise kogemus seal juures peab olema paralleelselt, et sa kunagi ei tea, et spordis on ju ka see teine pool, on vigastuste pool, et selleks paremini valmis olla, siis on hea, kui on sul see paralleelselt koos spordi tegemisega on ka õppimise paber ja alati on võimalus, et kui pärast keskkooli lähed otse profiks mängima ja siis pärast õppida seda ülikooli, aga on ka ju Euroopas erinevaid ülikoole ja kodus ka ju ülikooli korvpall, aga kas see Ameerika mängustiil või mis oli see täpselt, et sa teadsid ja pingutasid, et sa tahad minna just sinna Ameerika ülikooli? Ma otseselt ei teagi, miks Ameerika ülikool enne kõike kui Euroopas mõni kool. Ma lihtsalt ütleks, et see Ameerika elu on nii igapäevane juba Eestis ja me teame sellest nii palju, et mul lihtsalt oli nii suur huvi, et kuidas siinpool siis elu elatakse või kuidas siinpool asi käib. See oli selline pisike unistus. Okei. Nüüd, kui sa oled seal nüüd olnud üsna palju ja pole vahepeal koju saanud, et kas see pisike unistus oli selline, nagu sa seda ette kujutasid? Algul ei olnud üldse. Kui jõudsin junior kolledžisse, ma arvan, et esimesel päeval ma olin juba ahastuse, et ma peangi siin veel aasta aega olema.
et see ei olnud üldse, mida ma ette kujutasin, aga sai käidud erinevates kohtades ja erinevaid asju nähtud, et nii-öelda ikka vast sai pisikuunistus täidetud. Ja aga kuidas siis sa ütlesid jälle, et see ei olnud selline nagu oli, aga kuidas sa siis ennast jälle motiveerisid, et sul on vaja see aeg, nagu öeldakse, ära olla seal ja kuidas sa ennast motiveerisid, et? Ma lihtsalt uskusin, et kõik juhtub põhjusega. Et ju siis pidi minema niimoodi selle testiga ja ju siis pidin siia sattuma, et see on miski, mis annab mulle elus juurde ja õpetab mind milleski, millest ma võib-olla saan alles hiljem aru, et see motiveeriski mind ja ma nägin kõrgemale, et mis on kõik võimalik. Nii nagu Audenteses, et vaatasin nii-öelda tulevikku, mida kõik korvpall saab juurde anda. Et see viiski vast edasi. Kas Audentes valmistas sind väga hästi ette selleks Ameerika ülikooli spordieluks? Ja, ma ütleks küll niimoodi. Alustades rutiinist kuni, et korvpall on ses suhtes ikkagi nii-öelda elustiil. See andis Audenteses väga palju juurde. Just hetkel ongi Audenteses just õppimine ja sport ühendada üks parimaid võimalusi, sellepärast et 2 korda päevas treenida ja saada spordiarsti juurde kõik toitumine, elamine kõik ühes kohas ja ainult keskenduda heas mõttes treenimisele, mitte edasi-tagasi sõitmisele. Et äkki sa räägid natuke lähemalt, et mis seal Audenteses teil veel oli seal käe-jala juures? Audenteses oligi hea, et kõik oli nii-öelda käe-jala juures, et see spordiarsti juurde sai mentaalselt tuge, sai lihtsalt korvpall oli lihtsalt ajakava sees juba, kõik oli sinu jaoks ette valmistatud, et sinu töö oli ainult hästi teha klassiruumis ja anda maksimum treeningutel. Nii, et nüüd, kui me oleme jõudnud sinna Ameerikasse, nagu sa hetkel siis oled, et kuidas siis muutus see treeningmaht ja siis see Audentese rutiin sai nüüd siis Ameerika ülikooli rutiiniks, et mis on kõige suurem erinevus hetkel? Et Audentest võrreldes USA treeningutega, et siin võetakse siis jõutreeningut palju-palju tõsisemalt ja pannakse rõhku siis füüsisele. Ja kui ma võrdleksin, et Audentese lühemad treeningud nii hommikuti kui õhtuti, et need on erinevad siin. Meil on siis 1 kord päevas ja tavaliselt pikemalt. See on kõige suurem erinevus. Sa vahepeal jõudsid ka rahvusnaiskonda, et kas see oli sinu jaoks ka selline eriline sündmus, et kuidas see mõjutas sinu karjääri? Minu meelest oli see väga eriline sündmus ja ma ei oleks arvatavasti väiksena kunagi uskunud, et ma jõuan sinna juba gümnaasiumis, et see oli minu jaoks väga suur asi ja alati uhke tundega mängida oma riigi eest, et see oli minu jaoks väga suur asi. Väga hea, et aga nüüd natuke peataks nendel sellistel raskushetkedel, et kindlasti seal need on olnud, et sa pole koju saanud. Et kuidas sa oled siis ennast jälle motiveerinud, ja selgeks teinud, et see ei ole sinu jaoks probleem, et sa koju ei saa. Ja see, et sa vahepeal koju ei saa, siis sa vahetasid ka ülikooli, eks, et seal vist olid ka sellised otsused, et kas tulla koju, vahetada ülikooli või jääda edasi sinna, et kes sul neid otsused aitas teha, et? Enamjaolt tegin ise otsuseid. Ehk eelmine aasta oli raske kõigi jaoks ja pidi lihtsalt hakkama saama sellega, mis Ant oli, et
me ei teadnud ju suve alguses ettegi, mis saama hakkab ja siiani vast ei tea, mis saama hakkab, et koju ei ole jõudnud arvatavasti lihtsalt sellepärast, et asju lihtsamaks teha. Et siia ülikooli oli lihtsam tulla lihtsalt sellepärast, et ma ei oleks pidanud väljas istuma ja nii edasi. Et olen enamjaolt otsuseid ise teinud. Väga hea, see ongi väga hea kuulata kõrvalt, et sa alati analüüsida, alati sa mõtled enda jaoks need asjad valmis ja leiad ise selle tee sinna, et mis on sinu jaoks just õige ja kuidas nendest raskustest välja tulla. Aga ma nüüd küsikski, et mõtleme natuke ettepoole, et kui see Ameerika ülikool läbi saab, et millise sammu sa siis edasi astud? Kas sa juba tead seda? Ei, otseselt ei tea, nagu ma varasemalt ütlesin, et ma arvan, et kõik juhtub põhjusega ja ma ei oska tulevikku ette ennustada, ehk mul ikka need pisikesed unistused on, aga vaatab, mis edasi saama hakkab. Mul on siin veel tükk maa käia. Aga mis sa selleks pead tegema? Sa ütlesid pikk maa minna, aga mis sa sellel teel pead tegema, et sul on kindlasti mingid eesmärgid või kuidas sa seda teed enda jaoks kõnnid? Ma arvan, et lihtsalt ei kaota iseennast ja mäletan ikka, mis mulle meeldib teha, et jään korvpalli juurde ja jään enda juurde ja ega väga palju siin teha ei olegi, lihtsalt kuulata enda südant. Ja. Et kas sa oled valmis astuma, nagu öeldakse, sammu kõrgemale, et sinust saabki tippkorvpallur? Veel ma valmis selleks ei ole, aga kui siin ülikoolis saab lõpetatud, siis loodan, et selleks ajaks olen valmis. Aga kui sa nüüd natuke korraks mõtled, et mis need 2 tegevust oleks, mis sind sellel teel aitavad? Tegevused siis üleüldiselt või? Mitte ka tegevust, võib-olla selline, aga sellist ülesannet ennast või niisugust eesmärki. Mis sind aitaks astuda sammu edasi veel? Edasi. Ma ütleks lihtsalt, et jääda iseendaks ja anda igapäevaelus kõik. Et kindlasti olla nii hea endale kui teiste vastu, et sealt tulevad sõbrad ja kontaktid ja mis viivad sind elus edasi. Ja ma otseselt ei oskakski öelda 2 tegevust, aga jah, lihtsalt jääda iseendaks. Just, et nii hea, et sa ütled kogu aeg neid kontakte, et see toobki välja, et sa oled väga hea tiimiliige. Nii, aga tegelikult ma tahaks teada nüüd sinu võistkonnakaaslastelt, et mis sinu treeneride tiim praegu seal on? Mulle väga meeldib siin. Siin on teistsugune keskkond, kui mul on varasemalt olnud. Meie tiimil algselt ei olnud väga suuri ootusi, et meid ei pandud just kõige kõrgemale positsioonile, ehk siis meil on väga palju tõestamist nii endale kui siin liigas ja ma arvan, et see annabki palju meile juurde, et üllatada inimesi ja iseendast rääkides, et endiselt otsin veel nii-öelda enda kohta siin tiimis, aga mulle väga meeldib, kuidas me läbi saame ja kuidas kõik toetavad üksteist ja kuidas me oleme üksteise jaoks olemas, et väga-väga vahva seltskond ja ma arvan, et jõuame teha veel paljugi. Kuidas sa oma koduigatsust ravid, kui see peale tuleb? Ravin vast helistades, rääkides ja võib-olla lihtsalt, et proovin palju asju teha, et ennast hoida aktiivsena.
jah, mina kui emana, siis minu laps on ka läinud välismaale mängima, et ta alguses läks ka natukene lähemale, et see oli väga kergendav, sest minna vaatama ja ikkagist teada, kuidas tal läheb ja ükskõik, mis raskused on, oli väga hea, kui ta oli lähedal. Aga siis, kui ta läks natukene kaugemale, siis tekkisid mul ka emana sellised huvitavad hirmud, mis võib-olla siis üldse ei tekigi, kui laps ja mängija, nagu öeldakse, kodus, aga et see on päris, ma peegeldan sulle tagasi lihtsalt lapsevanemana, et on päris selliseid huvitavaid momente ja hirme, et mitte, et ta ei saaks nagu hakkama, aga kuna see maailm muutub väga palju ja igasugused erinevad just sellised poliitilised aspektid, siis minul oli need hirmud, et kuidas ta nendega hakkama saab ja kas, kui nad on teisest rahvusest ja kuidas seal ülikoolis nendesse ikkagist, kui tekivad mingisugused olukorrad, et kas keegi nagu aitab ja kaitseb teda, et kuidas teil tegelikult on, et kas sul on keegi peale treeneritega keegi inimene, kes sind kes on nagu sinu jaoks olemas, et treenerile sa räägid mängust, aga kui on ka selliseid olulisi elulisi küsimusi või probleeme, et sa saad kellegi poole pöörduda või sa näiteks kahtled oma loengute või õppimise valikutes, et kas on nagu inimene, kes sind selles mõttes võtab sind kui mitte korvpallurit, vaid võtab sind kui Johanna Eliiset, et kas need võimalused on ka seal olemas? Kindlasti, et eks eelmine aasta oli mul rohkem, oleksin soovinud rohkem toetust, aga siin olles millest seda toetust vajasid, mis sa tahad öelda? Rohkem lihtsalt mentaalselt, kuidas hakkama saada, et kui Audentes oli kõik uus ja endiselt kodumaal, siis siin on täielikult kõik uus. Et ma ei ole kordagi isegi rääkinud kellegagi eesti keeles, et see on hoopis teistmoodi. Ja ma enne mainisin, et siin on nii vahva seltskond, et sel aastal siin ülikoolis meil on nii kirju seltskond, et mängijad igalt poolt, siis tunnen, et on rohkem toetust nii neilt kui ka treeneritelt, kes aitavad, sest nad teavad, mida kõike me läbi oleme elanud ja kui raske meil on. Ja sa ütlesidki, et mentaalset toetust, et mis sa selle all mõtled? Eks ikka sportlasel on tahad teha kõige paremini või et tahad, et kõik läheks hästi, aga alati ei lähe nii, nagu võib-olla soovisid, et mentaalselt ongi see raske, kuidas hakkama saada ka kõige raskemates hetkedes. Et kui sa oled nendest rasketest olukordadest üle saanud, nendelt just nendelt mentaalselt, et tahad sa jagada, et mis on sind aidanud? Kui nagu sa ütlesid, kui sa seda abi ei saanud, et siis sa pidid selle abi ju enda sees saama või aitas sind siis hoopis keegi teine, kui seda ei teinud ülikool? Mind aitas lihtsalt enda õnnestumine, et ma uskusin, et ma olen milleski suuremaks võimeline kui nendel raskematel hetkedel ja lihtsalt jätkasin, mida ma olin teinud. Et siiani on veel nii-öelda neid väikseid erroreid sees ja ikka tuleb hetki, kus ei tunne ennast kõige paremini, aga kui jääd endaks ja kui usud endasse, siis see aitab. Väga hea. Mul ongi hea meel üldse olnud jälgida sinu seda karjääri ja kuulata sind praegu ka,
et sa alati tahad jääda iseendaks ja alati leiad ise nagu enda sees seda väga suurt sisemist motivatsiooni, et hakkama saada. Ja ka väline motivatsioon on hästi paigas, et sa oled sattunud alati väga heasse võistkonda, kes sind väga palju on toetanud, aga kui see ülikooli aeg saab läbi, et ülikoolis ongi nii treener kui ka tiimikaaslased on ühe asja sellest väljast, aga kui see peaks olema astuma sammu edasi ja tippsportlaseks saama, siis ka igas võistkonnas te olete ju tegelikult konkurendid. Ehk siis, kui sa hakkad professionaalseks mängijaks, sa hakkad saama tasu, nõudmised lähevad hoopis teiseks, sa pead hakkama ennast andma maksimumi, sa pead täitma võib-olla neid nõudmisi, millega sa võib-olla ei ole harjunud, igal treeneril on erinevad need nõudmised. Et kas sa oled natuke selle peale ka jõudnud mõelda, et ülikooli hooaeg, kui see saab läbi, et kas sa mõtled natuke ette selle peale ka? Ja, muidugi palju mõtlen selle peale. Ma ei ütleks nüüd, et ülikool on nii-öelda kergem, et siin ju samamoodi ikkagi võitlema oma positsiooni eest ja ma ei ütleks, et mul on läinud nüüd kõige paremini, et ikka on nii palju asju, mis ma pean enda seest veel üles otsima või et kuidas seda rakendada siis enda mängu. Aga ja lihtsalt teada iseendaks ja kui rääkida siis profisportlasest, et kindlasti see tuleb veelgi raskem, aga anda lihtsalt kõik, mis sul on, ma arvan. Nii palju olen mõelnud. Jah, oled sa mõelnud ka, et kus sa tahaksid oma karjääriga edasi minna? See on päris põnev, et Ameerika elu on, kui see ülikooli aeg saab läbi, et kas sa tahaksid jätkata seal või sa tahad tulla Euroopasse või sa tahad veel kuskile kolmandasse minna, et kas sinna suunal ka oled sa mingisuguseid mõtteid juba mõlgutanud või sõbrannadega rääkinud? Mitte nüüd väga palju, sest mul ei meeldi väga ette rääkida, mis tulevikus võiks kõik olla ja siis, et võib-olla ei juhtugi, aga kindlasti ma ei ütleks, et nüüd Ameerikas on kõige ideaalsemad võimalused pärast ülikooli, aga olen mõelnud Euroopa peale ja Austraalia peale, et need on kaks kohta, kus ma tahaksin elu jooksul korvpalli mängida, et need on pisikesed unistused. Aga otseselt nüüd tulevikuplaane ma ette ei tee, et ma nüüd ei ütle, et nii juhtubki. Mul on väga hea meel, et sa mainisid Austraaliat, et ma ise olen mänginud ühe hooaja Austraalias tavalises meistriliigas, mis oli väga kõrgel tasemel ja kui ma selle hooaja hakkasin ära lõpetama, siis kutsuti ka mind sinna regiooni lähimasse. Austraalias on ka nagu naiste NBA liiga ja võistkonna juurde kutsuti treeninglaagrisse, et 3 nädalat ma seal käisin. Tuli mulle meelde väga head kogemused. Mulle väga meeldis Austraalias, inimesed väga sõbralikud, väga abivalmid. Et tegin selle treeninglaagri sealt läbi ja 3-aastane leping pandi mulle laua peale. Aga see oli veel see aeg, kus ei saanud iga päev koju helistada. Ja minu esimene tütar Roosmari hakkas minema esimesse klassi, et seal on hooajad nagu vastupidi, et tavaline liiga kestis siis detsembrist kuni suve lõpuni ja siis septembrist hakkas siis nagu öeldakse see NBA hooaeg ja siis sel hetkel ma otsustasin, et see koduigatsus, ma olin ka täiesti kaugel, seal oli üks eestlane, kellega ma sain eesti keeles rääkida, aga ma tegin selle otsuse jah, et minu laps kunagi ei teeks mulle etteheited, et ma ei olnud tema juures, kui ta läks esimesse klassi, ja see võttis mul palju aega, sellepärast, et otsustada, et kas mul võib-olla tuleb üldse sellist võimalust pärast uuesti minna, aga ma jätsin selle ukse nagu lahti, et kui ma sain pärast
2 nädalat juba lepingu, et siis, kui mul tekib see soov, siis ma saan sinna kindlasti tagasi või siis tulla tagasi uuesti lähemale mängima, et väga-väga põnev kogemus ja soovitan kindlasti proovida. Kui ma nüüd mõtlen, et ega ma ei olegi rääkinud ühegi Eesti või tüdrukkorvpalluriga, kes on maininud, et ta tahaks mängida Austraalias, et nii et väga lahe, et sa selle välja tõid ja mul tulid need head meenutused tulid kohe, et kahju, et nad nendes trikoodes ei mängi ja nendes kleitides enam, et see on muutunud, aga praegu ju on Austraalia korvpall jälle sellisel väga kõrgel tasemel ja väga lahe, et see kindlasti tasub väga proovimist. Ja, ma kindla peale ei vali meelega neid kõige kaugemaid kohti kodust, aga siin meil on omal tiimis 2 Austraaliast ja abitreener on Austraaliast ja meil teine abitreener siis mängis seal 6 hooaega, kui ma ei eksi, nii et kui ma ükspäev soovin sinna minna, siis selles suhtes mingid kontaktid mul juba on olemas ja nad on palju rääkinud, et võib-olla sellest ongi suurem huvi tulnud. Väga hea, meil on kohe selles mõttes oli hea kohe meenutada, nii et ma ootan huviga, et kui see võimalus tuleb, et siis saab lähemalt jälgida ja siis mine tea, võib-olla on ka mõni mängija, kellega mina koos mängisin, et siis saab vaadata ja lähemalt, et praegu hetkel, kui natuke vaadata seda Austraalia korvpalli, siis on päris põnevaid asju, kui suured muutused neil on olnud ja kui professionaalseks ja kui palju nad panustavad sinna, et väga-väga lahe. Nii et ootan põnevusega. Kuna sa mainisid nii palju treenerid ja mängijad on sealt, siis see suund kohe ei ole sinnapoole, et oleks need teised võimalused ka sinna juurde ikkagist. No ma olen kindel, et nüüd tuleb palju küsimusi ka selle kohta, nii et aga ma ütlesin, et ma tulevikuplaane veel ei tee, et unistused on ikka olemas. Nii, aga me oleme päris palju rääkinud ja ajavahe on niisugune suur, et mis sinu lähiplaanid nüüd või mis teie hooaega nüüd on? Edaspidi lihtsalt jätkame üllatamisega ja meil on nii palju veel näidata teistele, et lihtsalt jätkata, millega me oleme vaikselt alustanud. See on vast järgmiseks. Ja me polegi rääkinud, et kuidas see nüüd selle koroonaviiruse ajal, kuidas teie treeningud välja näevad, kas te treenite maskides, kuidas teid testitakse, et räägi meile põgusalt sellest ka. Ma arvan, et aasta aega tagasi, kui oleks rääkinud, et selline olukord on, siis oleks võib-olla naerma hakanud, aga ja suvel tegime maskidega veel trenni ja nüüd tuli siis septembris tuli need kiiremad testimised ehk siis saame teha ilma maskita trenni, aga testime iga hommik. Et saame kiirelt teada, et kas oleme nii-öelda treeninguks valmis kõlblikud nii-öelda ja kõik see reisimine ja treenimine on iga päev, et ei tea, mis juhtub. Meil on praegu liigas 4 võistkonda väljas ja kas oleme siis lõpuni välja või juhtub meilgi midagi, nii et kunagi ei tea. Kuna just teie viimasest mängust oli Eesti korvpalli ajakirjanduses väga huvitav pealkiri, tahaksid sa seda kommenteerida? Ma kommenteeriksin nii palju, et ma olen nii tänulik, et üldse räägitakse ja üldse huvi tuntakse ja see annab nii palju motivatsiooni juurde, et kodused üldsegi huvituvad, mis siinpool toimub, aga ma ütleksin... Täpsustame pealkirja, et
peale. Jah, et jäi esimene nulli lause oli, et üllatajad, et te võitsite ja teine lause pealkirjas oli kohe, et Teder jäi nulli peale. Ja ses suhtes ma ei ole millestki pettunud ja arvan, et andsin tiimi võiduks väga palju, et minu töö oli kaitses võtta nende põhiskooria ja eks ikka tuleb neid mänge ette, kus nii-öelda jääd siis nulli peale, aga ma ei usu, et see midagi halba toob, et on teisi asju. Korvpall ei koosne ainult korvi viskamisest. Kas teil on juba mõni mäng ära ka jäänud või olete saanud ikkagist mängida kõik mängud? Esimesed 2 mängu sel hooajal juba jäid ära ja kes teab, võib-olla jäävad siin mõned teisedki mängud ära. Ma tänan sind väga, Johanna. Ma tänan selle eest, et sa jagasid just seda poolt, mis tegelikult ajakirjanikud ei näe, eks, et ta näeb seda tulemust ja pealkiri on selline, aga tegelikult neid upside down'e ja neid valikuid ja otsuseid, ja väga palju asju, mis need kõik mõjutavad, et sa jagasid nendega, et kui ma nüüd võtaksin kokku ja ütleksin, et kuidas sa kõikide oma raskustest rääkisid, et sa alati analüüsid enda jaoks ja räägid asjad selgeks, et see väga aitab sind ja tood välja selle, et sul on alati kontaktid, ehk siis sa oled väga koostöövalmis ja see on üks väga suur boonus ja väga suur pluss, et mugavalt ja hästi tunda ennast igas tiimis. Minu kogemus ka suheldes väga paljude treeneritega ja mängijatega üle maailma, siis nende jaoks on väga-väga oluline, et alati ei peagi olema kõige parem mängija, vaid oluline on, kuidas sa sulandud, kui palju sa panustad ja kui hea suhtleja ja tiimi inimene sa oled. Nii et need omadused on sul kõik olemas ja need unistused ja sammud, neid ei peagi välja ütlema, eks kõva häälega nende nimel peabki tööd ja vaeva nägema, ja nii nagu me täna kõik nägime, siis Johanna see positiivne ellusuhtumine, päikseline naeratus ja alati selline rõõmus ja alati ütlemine, et ma jään enda juurde kindlaks ja siis läheb kõik hästi, et küll möödub, et see ongi see, mis kindlasti on suureks eeliseks, et sa saad astuda selle järgmise sammu sealt edasi. Ma siin lõpetuseks veel sooviks teada, et mis sa seal ülikoolis õpid, et mis paberi sa lõpuks, nagu öeldakse, saad, et kas sa jagad meiega seda? Tead, alustasin ühe asjaga, nüüd juba lähen teise asja peale üle, et alustasin ärinduses, ei tundnud, et see just kõige ideaalsem mul on. Saan sellega veel edasi minna ja arvatavasti lähen, aga hetkel võtsin siis digitaalse tehnoloogia. Siin on nii palju erinevaid võimalusi ja ma ei teagi, mis see parim otsus minu jaoks on, aga ma kunagi ei tea, kui ma isegi proovi, et selline väike eneseületus ja väike enese otsimine käib endiselt, ehk siis vaatab, mis paberiga ma lõpuks lõpetan. Väga hea, et kuulates sind, siis ma ütlekski, et olles ise ka mänginud, päris pikka aega mänginud ka nii profisportes nii Eestis kui välismaal, siis ongi, et just need eluväärtused, need põhimõtted, need hakkamasaamised ongi selline kulgemine ja nende muutumine, sest kõik need inimesed, kõik need võistkonnad, kõik need olukorrad, nii kerged kui rasked kui positiivsed olukorrad, need kõik muudavad ja kindlasti minu väärtused, mis olid mul noormängijana ja mis on nüüd hetkel on mitte nüüd totaalselt muutunud, aga on väga palju muutunud ja hindame neid asju hoopis teisest küljest. Nii et see, et sa võib-olla ühe korra veel oma ametit vahetad ja elus võib-olla teed kannapöörde, on täiesti loomulik ja see ongi sellise enese otsimise aeg, aga me väga loodame
Eesti korvpallimaastiku, Eesti korvpalliinimesed, et sa astud selle suure sammu edasi pärast ülikooli ja rõõmustad meid oma heade etteastetega veel pikalt pärast seda ja mine tea, võib-olla ka siis Austraalias. Kes teab? Tahad sa oma emmet ka tervitada? Eks ma tervitan kõiki lähedasi ja sõpru ja kes iganes kuulab seda, et ma olen tänulik nii paljudele inimestele, et ma arvan, et jah, mitte ainult 1 või 2 inimest, et neid on nii palju. Ja, et see on väga-väga oluline oskus ja tahtmine olla tänulik. Ja ma tean ise ka, kui paljud palusid sind tervitada, sinu koondise kaaslased rahvusnaiskonnast ja kõik treenerid ja inimesed, nii et sa oled neile suureks eeskujuks, tubli. Aga head treenimist ja head testide andmist ja siis suhtlemiseni. Nii ja head kuulajad järgmiste juttudeni, et kellega me järgmised jutud teeme, selgub peagi. Head aega!